kus me oleme? Teel välismaale. Juhu! Oota, ma loodan, et riidekaart on ikka. Tagasi ei lähe enam. Veel parem on see, et Liisu ei tea üldse, kuhu me lähme. Ma ei saanud päris täpselt aru, kas Läti, Leetu, Poola või sealt edasi. Aga kus sa tahad? Itaaliasse. Nagu ütles ka laulusalm, Lätita me ei saa. Mis oleks, kui läheks ja avastaks seda riiki täiesti uuest keljest? Oota, meie auto on ees uusas. Oh no! Lätti minnes peab ilus olema. Kuule, lätlased on nii ilusad ise ju. Oota, kas siin need parkimisasi on? Ma ei saa siit sisse sõita, see on nii väike. Ertu, mine tee värav lahti. Kuule, kas sul juhilaad on või? Ma ei öelnud, et mul ei ole. Lõpeta ära, mine nüüd. Ta on mingid üliiidsed aiad. Kuule, vaata peeglit ka ikka. Ma näen millimeetri puudu. Lõpeta ära, see on niimoodi. Oh my god. Siin on mõis. Mõis või? Jaa. Oih, mul on kaugtuled. Nii, aga väga ilus oli. Tere tulemast! Te olete oma pilguga sattunud nüüd Maš-Vysotnesse. See on Lõuna-regiooni üks tähtsamaid ajaloolisi piirkondi. Vaata, kes need on? Läti vanaemad. Kuule, kas tead, et Jukumite sugupuu on isegi ühel andmetel kuskilt Läti poole pealt tulnud? Näiteks see noaga naine. Vaata, see on minu naeratus ju. Siin võib olla mingit sarnasust. Kõik, kes naeratavad niimoodi, on mu sugulased. Vaadake, siin on nii, et kuna kedagi teist ei ole, siis valid ise, millise toa sa võtad. Ja muidugi tahavad lätlased sind kohe üllatada. See siin on midagi kangemat. Seda me võib-olla täna ainult natukene maitseme. Septembris ei joo. Oktoobris joon. Miks sinu pilti siin laua peal pole? Ma vahetan kohe siit välja. Seda mingi võõrad tädid. Tšau. Meie klaasis on üks putukas õppimas, aga ma ei tee sellest välja. Tal on ujumistund, sa pead ka varsti hakkama Ironmaniks ujumist õppima. Mina teen seda ikkagi päästerõnga. Mõnus üli. Tore. Kuhu minek? Meil on vaja täna joosta 8-kilomeetrine tempojooks enne väike soojendus, venitusharjutused. Nii et ärkasime kell 7, sest treenimundid. On üle. Saris on. Maraton siia tuleb. Kertu, kas sul pass on kaasas? Selle jooksuga on see, et me oleme Leedu piirile nii lähedal, et me võime vabalt Leedus lõpetada. Tead, vaatame, kas see politsei kätte meid saab, sest meil on täna tempojooks, ära unusta. Mis upitad seal? Ma teen päikese kummardust praegu, sest kõik moodsad inimesed teevad meditatsiooni. See on nagu Riia sild. Kuule, lõpeta ära, kas ma panen su siit bussi peale, šotne bussi peale? Ja nüüd tagasi 5 kilomeetrit. Pauska loss on selle riigi üks märkimisväärsemaid šedöövreid, kui nii võib öelda. See vanem osa on 15. sajandi keskpaigast. Ja miks on see nii oluline? Sest see on ainus renessansi stiilis säilinud loss siin riigis. Ja kui see vanem külg oli selline lihtsate ja tööliste osa, siis selle lossi kõige uhkem osa on loomulikult hertsog-hertsoginna ruumid, kus muide on väike lapikene põrandast ka tollest ajast autentsel kujul säilinud. See on lugus. Kuule, kas me läheme jäämegi nüüd siia? Kus me tulime päriselt? Ma ei tea. Kuule, äkki siit üle ääre. Väga palju pole hüpata. Oi pekki. How much is it? 69? No. I'm 170. Let's do it once again. Ma olen kogu aeg olnud meetri 70. Okay, then for sure. Is it 170 now? It is.
Is it? Done. Nii et poisid, alla 1,185 m. No chances. Ja miks on siin kõik need igasugused kaalud ja erinevad kaalumisvahendid on sellepärast, et kuna Bauska piirkond asub Leedule nii lähedal, siis siin käis kõva kauplemine juba 15. sajandil ja tänase päevani. Peamine toode, mida siit välja viiakse, on õlu. Aga selle imelise originaal-laehoone on tänaseks Läti kõige populaarsem ruum abiellujate seas. Ja vaadake, kui sul raha üldse ei ole siin Lätis, siis kõige odavam viis ennast siin paari panna on 8 eurot. See tähendab seda, et muusikut ei ole, paaripanijat ei ole. Kui sul on raha rohkem, nagu näiteks 55 eurot, siis sa saad siia laua taha ka paaripanija. Ette, et siin samas Jelgava südalinnas väikese saare peal elab 80 metsikut hobust. Nende hobuste omanik on seesama hobuse mees. Igal juhul tema on nende hobuste kõige suurem. Okei, tee peal on takistus. Väike saar ka välja ja nüüd siis eemaldame selle takistuse. Kuule tõsine maamees, sul oleks sellist vaja. Mu isa oleks väga rõõmus selle valiku üle. Ja ega nii siin ei ole, et kohe lähed hobuste juurde. Sa kunagi tea, kus nad on. Võibolla tuleb otsida neid taga, kus nad siin ennast hetkel peidavad, sest natukene sabistab vihma ka. Lätis on kokku loendatud umbes 4000 metsikut hobust. Esiteks ma ei tea, et Lätis on metsikud hobused üldse nii palju ja et see Jelgava linnas tuleb meile nii lähedal. Mul on juba päeva tehtud nagu päriselt. Jelgava loss on üks nendest paikadest, mida Lätti saates tasub kindlasti külastada. Mingitel aegadel on võimalus pääseda ka allkorrusele siinsesse Kuramaa hertsogite hauakambrisse ja see on erakordne paika maailmas. Kertu, üks kirst on läinud, mine vaata edasi. See on mega creepy ja päriselt vaat siia. Mis sellega juhtus? Kutid ette, et see kõik ongi nagu sellisel kujul. Siin kummitab kindlasti. Mõtle, kui sa peaksid seal lõpus töötama, vaata, seal on kellegi kontorilaud. Kas sa tahad mu tööl käia külas, kui ma siin töötaksin? Ma ootaks maja ees. Ega siis tol ajal inimesi ju puusäkkidesse ega sarkofaagidesse nendes täisvarustustes ega riietes ei pandud. 1650. aastal surnud printsessi kleit. See on siin samas sellisel kujul, nagu see toona oli. Kõik on originaal. Do you have ghosts in this? Yeah, for sure. Yeah. We had White Lady in the part where the library is. No one knows when, where and why. Mees, kes on siin majas, siin lossis töötanud aastakümneid, väidab, et siin kummitab nii, et vähe pole. Valge daam, mingisugused sammud, hääled. We are done here. Lätis olevat väga palju trühvlifarme, aga see siin on ainus, mis on avatud ka turistidele, sellepärast, et see trühvliäri on ju üks igavesti hästi raha sisse toov äri ja kõik hoiavad saladas, kui palju neil neid trühvleid on, kus täpselt neid trühvleid saab. Aga siin siis võetakse ka turiste vastu ja näidatakse täpselt, milliseid puid kasutatakse selleks, et kasvatada trühvleid. 8 aastat üks puu kasvama selleks, et sealt alt leida trühvleid ja seda siis lõhna järgi. How do you know that there are truffles under the tree? Kas sa oled kunagi teinud trühvli koerale pai või?
see on maailma kõige kallim koer. Tema aitab üles otsida trühvlid. Tere! Sulle maitsevad trühvlid, jah? Liisu jood kõige kallimat trühvlijooki. Terviseks ja Terviseks. maitseb nagu kallis küll. We have snails here. Yes, it's nice. What kind of snails? Garden snails. Ma arvasin lihtsalt see on nali, et me tuleme täna sööma tigusid erinevaid. Need on siin Läti aiast teod. Need on vist natuke kaugemalt, mingid uhkemad teod. Öeldi headessu. Kuidas nüüd oleks see salat ussikestega? Palun. Viisakuses sa tead, et tuleb kõike süüa, eks ole. See on tussik ära, sellepärast karda. Ma loodan, et sulle maitseb. Aitäh, see juba näeb nii maitsev välja. Kertu, kas sa sööks palun ühe teo? Tead, kui sa ei mõtle selle peale, siis vist see ei ole nii õudne. Lõhn on selline okei, veidi nagu vürtsikas. Natuke nätske. Tekstuur mulle iseenesest meeldib. No maitse pole sulle asi. Mul on aed tigusid täis. Ma ei tea, ma võin sellest toituda, ma arvan, terve hooaja. Oota. Ära ütle, et sa ei taha ampsu. Kaks. Kaks või? Vähemalt. Kas saaks ühe magustuda veel? Vaata. Isegi tema saab aru, et see on hea. Me siseneme tõenäoliselt Läti kõige omanäolisemasse majutusasutusse. Kas sa oled sellises mõisas kunagi üldse ööbinud? Kas siin elas 11 kassi? Hetkel ainult 11. Aga ma ütlesin neile, et kuulge, minu kalamaja kodus oli ka maksimaalselt 12, et nad võivad vabalt, siin on nii palju ruumi, nad võivad vabalt kassi juurde tuua. Ja kui nad toos, ma toon ise neile. So we actually, in our stories and excursions, say that the cats have built this manor from you. Because we entered here 5 years ago and it was just ruins. Place where we experiment with plants, wild plants, fermentation, vegan cakes. So very natural way living. Natural building, natural food, natural living. Yes, and Sustainable options. Aeg on süüa. Tindiseen. Kuidas maitseb? Nagu seen. Need on väikesed läätsed, kollased läätsed, mis on fermenteeritud 6 kuud. Ja ma ütlen teile, kui võtad siit ühe ampsu, siis algus on, ma ei tea, kas nagu on see nii halb, et ma tahaks välja sülitada, siis ootad natuke. Ja kui see maitse jõuab sulle suhu, siis on väga maitsev. Vegan, suhkruvaba, gluteenivaba ja siin on ainult kasulikud asjad. See on kook, mida peab sööma. Mida rohkem, seda parem. Mis sa upitad seal? Kertu on lihtsalt õunaraksus. Tundub tore, väga hea, las toob mulle ka. Teeme ruttu vehkat. Vaata nüüd, et keegi ei näinud. Need on varastatud õunad. Aga ilusad. On ilusad, tõesti. Tubli töö. Palun. Läti pätt. Ma võin öelda, et minu lemmikud on kindlalt trühvlivarm
ja Kiisukeste mõis. Kertu, mis sulle meeldis? trühvid, hobused, kassikesed. Muide, üks fun fact, need kassid lausa ründasid, et pildi peale saada. Nad tunnevad kassi inimesed kohe ära, see oli päris tore. ja muidugi, mis on kõige olulisem, sina, Liis. Mina ei tea, see Läti avastamine võtab nii läbi. Minul on juba vurrud põhimõtteliselt keras. minul küll ei ole, mina lähen džässipeole kohe. Sul ei ole piletit, jah? keegi ikka mulle ostab. Ta valetab. Ta magab enne mind juba. Kertu, mitu päeva maratonini? 30 päeva. See on kõige olulisem. Jooksu tuleb nautida. Aeg ei ole tähtis, distants ei ole tähtis. Aga nautida tuleb. Oota. Tekki. Kas me oleme eksinud, Kertu? Jälle. Palun vabandust. Kertu tahtis jälle lõigata. Mis asi see on siin? Sa oled kuskil Läti kraavis. Täna on esimene maastikumaraton. Kuldiga linna oma 2 osalejat. Täna tuleb võit ära. Võit tuleb koju, jumal tänatud. Tempo, tempo, tempo. Väga tubli. Siit saab asja, ma ütlen. Oota, kus siit pidi üle saama, Kertu? Jaa, siit pidi minema. Vaata, seal on üks kivike sees. Mine sinna peale astu. See on mega libe, et sa tead. See on siis jooks Kertu moodi. Kas sa saad aru, et me oleme kuskil põõsas jälle? Päris... Kertu! Mulle aitab, sest mägi inimestes. Lähme ruttu ära. Ma arvan, et ei taha näha, kus me tulime. Kertu on juba kuskil... Ma isegi ei tea, kus. Oi, pardid! Kas sa lähed nendeni? Meil tuli veel Käppelt üks ülihea idee. Nii külm on! Meil on juba nii kiire, et kodus pesema jõuaks vähemalt nüüd sellega on tehtud. Kiired matkad, särgid, värgid. Ussid või? Need on nagu need teod, mida me sõime. Mina ei ole kunagi üheski metsas nii palju kärbseseeni näinud, nii et kes tahab näha, siis kindlasti peaks Lätti tulema. Kas sul on nuga kaasas? Ei, ma ammustan tavaliselt. Närid jala läbi või? Meil on võimalus minna kas edasi või meil on võimalus minna tagasi. Need 2 võimalust on alati. Kertu oskab läti keelt tegelikult. Jaa, nüüd autos, Saldejums, Kaspars, Kertus Sveiki. ja muidugi Jukums. Ma oleks saanud siit otsustada ka, et lähme, siin on täitsa 2 Kuule, sa oled nii kaua seda kaarti juba näppinud, et see on ära kulunud. Läti metsad on nüüd vallutatud. Jaa, metsad on vallutatud ja ma tahaksin tegelikult teada, milline on Läti kõrgem tipp ja käia ära ka kõrgeima mäe otsas. Igal juhul Lätis on avastamist küllaga. Ja nüüd lähme tagasi Tallinna. Juhuu!